Tere tulemast Autorehte anatoomia Eesti ehtekunst 1953–2019 näituse tuurile. Minu nimi on Kristlin, olen selle näituse koordinaator ning annan teile siis lühikese ülevaate sellest, mis siin näitusel näha võib. See näitus on koostatud siis Ketli Tiitsaare poolt, kes on selle näituse kuraatoriks. Näitus on kujundatud Helen Oja ja Raul Kalba poolt ning graafilist disaini on teostanud Tuuli Aulev. Siin näitusel on võimalik siis näha mitmeid ehteid ja nagu pealkirigi juba ütleb, annab siis näitus ülevaate Eesti ehtekunstist. Siin ekspositsioonil on väljas üle 300 teose 86 autorilt. Suur osa näituse valikust on Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumist, osa on Tartu Kunstimuuseumist ning mingi osa on ka siis kunstnikelt endilt laenatud. Kuna Tarbekunstimuuseumi ehtekogu on hästi suur, neil on üle 2500 teose ja nende püsiekspositsioonil on üle 900 teose väljapanekul, siis see tekitas olukorra, kus kuraatoril tekkis võimalus siia näitusele tuua siis ehteid, mida on ehk vähem nähtud ja laenata ka siis ehteid autoritelt endilt. See esimene ruum annabki siis sellise ülevaate ja sissejuhatuse selle kohta, kuidas siis ehtekunst Eestis üldse alguse sai. Siin keskendutakse 50-ndatele, 60-ndatele, 70-ndatele ja mingil määral on ka natukene 80-ndaid. Ja avab siis seda, millised olid erialased väljundid, mis oli haridus ning mis oli siis autoriehe. Ja autorehe, et seda võikski defineerida siis sellist individuaalset ja omapärast ehet, mis siis väljendab kunstniku enda sellist omapära ja meelelaadi ning ta kasutab selle jaoks siis omale sobivaid materjale ja tehnikaid, et tegu on sellise hästi individuaalse ja erilise ehtega. Juba 1925. aastast on siis Eestis antud ehtekunstiga juba hariduse poole pealt siis professionaalsel tasemel. Sellest on edasi välja kasvanud siis Eesti Kunstiakadeemias ehte- ja sepakunstiosakond ning toonaseks esimeseks osakonna juhatajaks oli Clara Seidler, kuid temalt me muuseumikogudes ehteloomingut ei leia. Me oleme siin näitusel välja toonud ühe teise õppejõu, Ede Kurreli, et tema oli väga pikaaegne õppejõud, ta oli väga mitmekülgne õppejõud ja ta rõhutas väga tehnika olulisust. Et ta töötaski ise näiteks emaili tehnikaga ja filigraantehnikaga. Lisaks on siin näitusel võimalik näha ka siis selliseid natukene nagu üllatajaid, et kunstnikke, keda ei oskakski kohe ehtekunstiga seostada, et näiteks siis Jüri Arrak. Võrreldes siis eelmise saaliga oleme jõudnud ajas edasi, et see näitus on üles ehitatud siis kronoloogiliselt, et mida rohkem siis saalis edasi liikuda, liigume me edasi ka ajas. Nüüd me oleme jõudnud siin siis sellisesse 80-ndate perioodi, kus me näeme, kus ehted on muutunud rohkem poeetilisemateks, rohkem pretensioonikamateks, et sellist inspiratsiooni on ammutatud loodusest, et nagu siin ka näha, et nagu linnud ning on saadud inspiratsiooni veel ka inimestest. Kuid on lisaks sellele saadud inspiratsiooni ka kirjandusest ja luulest. Paljud kunstnikud leidsid oma tee siis ka uuesti etnograafilise ehte juurde, et hakati tehtama erinevaid sõlgesid, preese, et mida on ka siin kenasti näha, kuid leiti oma teega siis soome-ugri mütoloogiateni, et näiteks Kärt Summatavet, kes käis siis soome-ugri reisidel, on ammutanud siis inspiratsiooni ka oma ehetele. Et siin me siis näemegi näiteks ühte Kärdu peaehet, mida saaks ka tõlgendada niimoodi, et peaehe kui selline kaitseamulett ja peaehe kui selline turvis.
Lisaks on inspiratsiooni ammutatud 80-ndatel ka kosmosest, et näiteks siin Jaan Pärna ehtekomplektis, mille nimi on Kosmoseajastu, me näeme siis seda, kus ehtekunstnik on siis olnud inspireeritud sellest, kuidas 80-ndatel ümber maakera tiirlesid erinevad objektid ning ta on proovinud seda siis oma ehteteoses ka väljendada. Teisel pool on ka Jaan Pärna ehtekomplekt, mille nimi on Coelro ja see on saanud siis inspiratsiooni Nõukogude Liidu elektrifitseerimise plaanist, kus roheline sinakas värv justkui peaks sümboliseerima seda elektrivoolavust. Edasi oleme jõudnud siis 90-ndate perioodi, et selle ajastu ja selle aja kunstnikke nimetatakse ka uueks ehteks. Nemad on siis ehtekunstnikud, keda on õpetanud nii Leili Kuldkepp kui ka hiljem ka Kadri Mälk. Neid paljusid õpilasi on siis inspireerinud ja mõjutanud, nagu me ka siin näeme, siis Leili Kuldkepp ning hiljem ka Rein Mets, et Kuldkepp oli siis ehtekunstnik, kes oli ka väga mitmekülgne, aga tema võttis siis sellise kivi kasutuse rohkem oma südameasjaks ja nagu me ka siin näeme, on ta töötanud siis väga erinevate kividega, kuid ta oli üks esimesi, kes hakkas kasutama kagaati ja see on siis selline kivistunud puit. Kuid Rein Mets tuli siis ehtekunsti 70-ndatel. Tema on oma loomingus võrreldes Kuldkepaga väga erinev, et tema tööd on rohkem sellised müstilised ja sellised rohkem lugu jutustavad, kuid tema on kasutanud ka ready-made siis materjale oma ehtekunstis. Siin me oleme jõudnud nüüd siis edasi Kadri Mälgu ehete juurde. Et Kadri Mälk on siis Eesti Kunstiakadeemias alates 96. aastast ka professor ning on kindlasti üks tuntumaid ehtekunstnikke ka rahvusvahelisel tasandil. Tema kõrval me näeme ka Tanel Veendre teoseid, mis on väga sellised mängulised, erootilised ja huvitava materjali kasutusega. Materjali valik on iga ehtekunstniku loomingus samaväärne ideega ja materjali valik ongi hästi oluline, et me siin näemegi näiteks hõbeda kasutust, me näeme siin erinevaid orgaanilisi materjale nagu leib, munakoored, vill, kuid näeme isegi siin tükke siis näiteks õlimaali lõuendist. Et ehtekunstnikud on väga loovad oma materjali valikus. Oleme jõudnud näituse eelviimasesse saali, kus on eksponeeritud siis teoseid vahemikust 2003 kuni 2018. Me oleme siin keskendunud siis näituse tegevusele, et kui Nõukogude ajal oli ehtenäitus siis rohkem selline institutsionaalsem, siis viimasel ajal on juhtunud see, et uue aastatuhande tulekuga on ehtekunstnikud ka ise hakanud lisaks galeriipindadele otsima omale ka muid huvitavaid siis kohti, kus oma teoseid eksponeerida, näiteks siis mõisad, elektrijaamad ja nii edasi. Ja näituse tegevusest me näemegi siis siin teleril mitmeid näituse vaateid, mida on siis vaatajal võimalik jälgida. Siinpool me näeme siis ERR-i arhiivist pärit saadet Kunstiruum, mis siis annab ülevaate Eesti noortest ehtekunstnikest ning minu selja taga on ka välja pandud väga palju raamatuid, mis siis annab vaatajale ja näituskülastajale siis sellist fotolist materjali, mida
saab siin vaadata ja ka neid kirjutisi lugeda. Oleme nüüd oma tuuriga jõudnud selle näituse kõige viimasesse saali, et siin on siis välja pandud teosed, mis siis on vahemikust 2013 kuni 2019, ehk siis just sellised viimased ehtekunsti teosed, ühed viimasemad. Tulles siia vitriini juurde, me näemegi, kuidas mida aeg edasi kasutatakse ka väga teistsuguseid materjale, et näiteks silikooni ja jalgrattakumme, et siin Urmas Lüüsi teosel Mortal Combat me näeme siis pealuusid, mis on siis välja lõigatud jalgrattaraamist ja need on siis omavahel kokku pandud ketiga ja seda teost ilmestab veel juurde ka tema video, kus ta siis teeb performance'it. Tema kõrval on Hans Otto Ojaste, kellel on siis ka samuti saadud jalgrattast inspiratsiooni, et tema kaelaehe nimega Armastus on siis valmistatud jalgratta sisekummist ja näiteks siin siis Leelov ja Laur on oma teoses Roosa ila kasutanud siis hoopiski silikooni abi. Liikudes siin edasi, me leiame kunstnikke, keda on tabanud suur huvi, kes on sattunud suurde huviorbiiti ka rahvusvahelisemas ehtekunstimaailmas, et näiteks siis Hanna-Maria Vanaküla, keda me näeme ka siin vitriinis, Triin Kukk, Darja Popolitova, kuid ka Sofia Hallik ja Nilsint. Lisaks see ruum ilmestab ka seda, et ehtekunstnikud kasutavad lisaks ehtematerjalidele ka muid materjale ilmestamaks oma töid, et näiteks siis fotograafia, mida me näeme siin Anna-Maria Saare töödes ja ka Claudia Leppiku töödes. Edasi tulles me näeme siinpool ka Darja Popolitova ühte videot ning nüüd oleme jõudnud ka selle näituse kõige viimasesse ossa, kus oleme jõudnud siis Claudia Leppiku juurde. Ta on selle näituse kõige noorem osaleja ning tema teosed on siis väga omapärased näomaskid, mida siin näha võib ning oma ehteid ta on ilmestanud ka siis fotoseeriaga. Üks nendest fotoseeria töödest on ka selle näituse plakati disainil. Ning nüüd olemegi jõudnud oma näituse tuuriga lõpule.